1, 2, 3, tere kõigile, paprikasõbrad, Ungari sõbrad, palju sõpru, kultuuriränduid, välissuhete huvilised. Siin alguses oli üks väike rongijaama teade ja sealt pidi tulema üks signaal, mis on väga iseloomulik Ungari Budapesti lääne rongijaamale, aga teda polnud kosta eri. Aga vähemalt ma sain ära öelda, et need, kes on olnud Ungaris, teavad, kui eriline see signaal on ja kuidas ta eristub kõikide teiste maailma rongijaamade helifailidest. Aga täna olen siia kokku tulnud, et tutvustada raamatut Minu Ungari ehk Elu on paprika, mis on ka võimalik. Ja mina olen siis täna see, kes küsib küsimusi ja olen Mall Hellam, kes on ka Ungaris õppinud. Ja see särk on nüüd reklaam minu ülikoolile. See on üks ülikoolidest, kes ei allu Orbani ahistamisele ja võitleb oma akadeemilise vabaduse eest vapralt edasi. See on siis Ätveslorand Tudomaane jätta. Teadusülikool. Teadusülikool, jah, mitte lihtsalt ülikool, aga teadusülikool. Täna on hirmus tore päev sellepärast, et Ungarist ei ole väga palju raamatuid ilmunud, mõni aeg tagasi oli ka samas sarjas Minu Ungari, aga nüüd on tore, et saame nagu teisest nurgast ja uuest vaatenurgast näha, mida ungarlased näevad, mõtlevad, söövad, joovad, tunnevad, tahavad, ei taha ja mis edasi saab. Siin on meil selline tore inimene nagu Lea Greini, kes on ise töötanud seal. Üks asi on õppida, nagu mina lõin nulli seal, aga teine asi on töötada ikka 5 aastat ja elada sellist pereelu ja näha väga-väga sügavetti kõike, mis seal on. Ja see on selline emotsionaalne mälestustega, ringikäimistega, ei ole ainult Budapest ja Donau, vaid on ka Ida-Ungari ja Lääne-Ungari ja Balaton ja Lõuna-Ungari ja kõik need linnakesed sinna kokku. Ja kõik see, mis teeb Ungarist Ungari. Ja vaatamata kõigele, mis täna toimub seal, on see ikka maa, kus on palju sõpru meil kõigil ja kindlasti, kus tulevad paremad ajad, aga reisima võib sinna ikka alati minna. Nii et see ei ole ikka Venemaa, ütleme nii. Täna siis, nüüd need failid läksid tööle ja me pidime need lõppu panema, aga nüüd te näete seda, mis tegelikult Ungaris praegu toimub. Räägi, Lea. Tere kõigile ja väga tore, et nii palju inimesi on tulnud siia mu esimese raamatu esitlusele, või teise raamatu esitlusele. Ja ma panin me panime need fotod siia taha luupima, mõned on natuke halva kvaliteediga ka, eks ma korjasin kokku, mis kuskilt näppu jäi ja mõned failid ei hakanud siin arvutis kahjuks tööle, aga loodame, et siis on selline mitmekülgne pilt Ungarist, erinevatest kohtadest, erinevatest inimestest ja siin need metrootunnelites mängivad noored, teenivad raha niimoodi ja siis vahepeal oli Budapest Pride, mis on praegu hästi päevakajaline teema, sest jällegi eelmisel nädalal siis Ungari parlamentis võeti vastu siis seadus, mis sellise üleüldise häälte enamusega, aga kuskil 3/4 praegu on siis Orban või tema pooldajad seal, et mis siis seadustati see, et sugu võib olla ainult meessugu või naissugu ja lisaks sellele võeti vastu ka veel üks otsus, et topeltkodakondsus kaotatakse ära, mis on siis Euroopa Liidu seaduste vastu, ka sünnijärgne kodakondsus ei tohi enam olla topelt, vaid siis tuleb otsustada, kes sa oled. Ja jällegi inimesed siis näevad, et see on siis sihitud ka ühelt poolt George Sorose vastu, kes muide on, nüüd peaks Mallele õnne soovima sellepärast, et Avatud Eesti Fond tähistas paar kuud tagasi oma 35. sünnipäeva ja Mall on selle fondi juht ja minu üks esimesi Ungaris käike sai ka väikest rahalist toetust siis Malle käest või sealt fondilt õigemini ja
see on, mul on väga soojad mälestused sellest, aga George Soros, kes siis need sellised fondid rajas väga paljudesse Ida-Euroopa ja endise Ida-Euroopa riikidesse, siis Ungaris olid suured jamad sellega ja noh, võib-olla Mall teab sellest rohkem rääkida, aga jah, et siis see parlamendi seadus olevat siis ühelt poolt selle vastu, et Soros ei saaks hoida oma Ungari kodakondsust. Ja seal on üldse igasuguseid imelikke asju toimunud ja noh, mõned muidugi rõõmustavad selle üle, nagu ikka inimesed on erinevate asjade üle rõõmsad, aga see jällegi teiselt poolt viib meid eestlastena või meie mõtted sellele, kui õrna demokraatia ja kui kerge on seda kaotada. Ja nagu ka Ungaris on toimunud, siis kõik vähehaaval muutused on toimunud samm-sammult ja alguses nagu poolsalaja ja inimesed ei pööranud sellele tähelepanu. Ja just täna hommikul mul tuli selline mõte pähe, kunagi lugesin kuskilt, ma ei mäleta, kes on selle tsitaadi autor, aga kuidas see oli, et kui viidi ära, kõigepealt viidi ära juudid, siis me ei astunud vahele, siis viidi ära kommunistid, me ei astunud vahele, siis viidi ära geid, me ei astunud vahele. Ja lõpuks siis, kui meie järele tuldi, ei olnud enam kedagi, kes oleks vahele astunud, et see paneb mõtlema sellele, et ühiskond on siis tugev, kui kõik inimesed saavad ennast seal hästi tunda ja keegi ei pea tundma, et ta on teise järgu inimene. Ja ma annan siis Mallale jälle sõna. Ja kindlasti me jõuame nende teemade juurde veel tagasi ehk lõpupoole, aga alustame sellest, mis võib kõiki Ungarisse viia. See on see, sa tead isegi, eks ju. Aga alustame sellest, et meil on väga palju inimesi siin ka selles ruumis, kes on väga suured Ungari sõbrad, olemata ise ungarlased üldse. Ja see on nii huvitav kuulata ja ma lugesin sinu kohta ka, et kuidas sinu see Ungari hullus või Ungari armastus alguse sai. Kui sa räägid oma loo ära, siis ma räägin oma loo. Eks seda lugu saab seal raamatus ka lugeda, aga see hakkas, noh, see suurem armastus hakkas ikkagi ülikooli ajal, kuigi ma tundsin alati huvi Ungari ja Tartu ülikooli ajal ja ma õppisin siis Tartus ja kuna ma venitasin oma stuudiumit nagu vanamuti püksikummi või ma ei tea, kuidas peenemalt öelda, et siis mul õnnestus seal peaaegu 10 aastat, noh 9 aastat sai täis ikka, vaadati lapsi ja siis jälle õppisin. Ja ma nägin kõiki neid muutusi, mis hakkasid toimuma, et kui astusin veel nõukaajal ülikooli, alguses oli vaja õppida seda, mis oli ette nähtud, siis juba paari aasta pärast sai ise valida, mida sa tahad õppida ja mina krahmasin igasuguseid huvitavaid asju kokku ja ungari keel oli siis üks nende huvitavate asjade hulgas ja siis paar aastat hiljem tuli veel võimalus jätkata ungaroloogia erihalus ja ma olin muide siis ka Tartu Ülikoolis esimene, kes lõpetas ungaroloogina tänu selle, et ma olin teisest vanem ja ma kaitsesin oma diplomitöö hästi ruttu ära ja olin siis esimene, kes läks kirja Tartu Ülikooli ungaroloog. Ja siis eks neid Ungari käike tuli ka sinna vahele päris mitu ja siis pärast paari aastast magistri õpinguid siis Tartu Ülikoolis mul tekkis ka võimalus siis Budapesti Loran Tötöši teadusülikoolis, mille pusa on Mallel seljas. See on väga hea mainega, väga vana ja väga auväärne prestiižne ülikool Budapestis. Siis sinna kandideerisin eesti keele ja kultuuri lektoriks ja siis ma veetsin seal 5 väga ilusat aastat oma elust ja siis tulid juba uued asjad ette eluteel, aga see oli siis ka see, millest ma oma raamatus päris palju räägin. Selline küsimus, kuna siin see raamat on mõeldud ka neile, kes võib-olla külastavad esimest korda Ungarit ja või ei ole nii tuttavad temaga, mis teda seal ees ootab seda inimest, kui sinna saab, mis sind rabas alguses või ehmatas või meelde jäi, kui sa sinna jõudsid ja asusid elama? No esimest korda, kui ma Ungarisse sattusin tänu ülikooli õppereisile, siis mind rabas see, kui odav oli vein. Täiega võttis jalust nõrgaks. Meid kõiki, kusjuures me olime sellise väikese 14 inimese või 12 inimese seltskonnaga ja me olime kõik sellest täiesti rabatud. Aga mind on alati nagu lummanud see ungarlaste selline hingesoojus ja vahetus ja nad on sinust tõesti huvitatud, et nad ei teeskle nagu sellist ajamit small talk ja ei naerata viisakusest, vaid nad on tõeliselt nagu siiralt huvitatud teistest rahvustest ja teistest kultuuridest ja
ja Ungaris ma sain endale väga-väga palju sõpru, kellega ma enamikuga siiamaani nagu suhtlen ja läbi käin ja mul on väga-väga soojad ja südamlikud suhted siis ungarlastega siiamaani, hoolimata kõigest. Ja ma loodan, et see nii jääb. Aga ma küsin seda, kuidas su armastus alguse sai need spordiajakirjad? No see on see lapsepõlve värk ja, et mul õde on ka siin kuskil. Me siis tädipojaga jahtisime nõukaajal ajalehe Viljandi ajalehe putkadest sellist värviliste piltidega spordiajakirja nagu Keebesport. Ja seal olid hästi lahedad pildid, kuna parajasti oli mingisugune, ma ei mäleta, oli jalgpalli mingisugune MM või midagi käimas ja siis me jahtisime nende ilusate jalgpallipoiste postereid sealt spordiajakirja vahelt, aga ajakirjast endast muidugi aru ei saanud ja tühja see ajakiri, et posterid olid seal ilusad. Et siis ma mäletan, kuidas ma vaatasin seda ungari keelt ja mõtlesin, et ei tea, mis seal küll kõik tähendab ja proovisin natuke veelda ja see kuidagi lummas mind, see keele, see kuju ja need sõnad ja see tundus kuidagi väga eksootiline, väga salapärane. Aga kuidas siis sinu ungari armastus alguse sai, Mal? Ka ajakirjadest, mis Vene ajal saada olid, oli filmvila, mis on siis filmimaailm, siis oli film Siinhas muusika ja see oli ka palju ilusaid pilte sees. Nii et oli ka väljamaa pilte ja see kuidagi köitis, siis meeldis, kuna meil oli köögis, oli selline translatsiooniraadio, ma ei tea, kes mäletab seda, üks kanal tuli kõike sealt ja siis oli seal kell 3 päeval oli sotsialismimaade muusika, estraadimuusika. Ja siis jäi mul see ungari, nagu see kaasaegne või kerge muusika jäi meeldis ka keele pärast. Et küll on kohati ilusad, kohati imelikud sõnad ja täitsa eristuv keel. Ja siis oli ka Ungari filmid olid natuke teistmoodi, need mis isegi sattusid ekraanidele Vene ajal. Üks oli Lõvi valmistub hüppeks ja siis üks hästi sümpaatne näitleja oli Tšärhalmi Jörg, hästi sümpaatne meesnäitleja. Kapten Tenkes oli ka. No Kapten Tenkes oli ka muidugi hästi äge ju, kõik mäletavad seda ajaloolist filmi, mida näidati vähemalt 150 korda pärast igal koolivaheajal, kõikidel koolivaheaegadel televisioonis, et sellised väiksed asjad ja siis, kui asi läks nagu tõsisemaks juba, et kooli ajal või peale kooli, et kuhu minna, mida teha, siis oli mul hea eeskuju õde, kes läks Eesti filoloogiat õppima ja valis soome-ugri eriaru. Ja siis mina läksin muidugi saba seljas järele kohe ka mõne aja pärast, kui ta seal oli, käisin külas, vaatasin sellised õppejõud, kõik ungari keelt õpetas, dotsent Paula Palmeos ja Paul Ariste käis ringi ja müstika täiesti, nii et see oli nagu see viimane tõuge. Et siis, kui sealt Tartusse ja sealt edasi nagu Ungarisse sai mingi. Aga mis sind kõige rohkem võlus, kui sa esimest korda Ungarisse sattusid? Mina juba ütlesin ära, mis mind kõige rohkem võlus, aga mis oli sinul see? No ikka see vaba atmosfäär, ütleme, see oli veel, ütleme, Nõukogude aeg, ütleme, diktatuur, laiemas mõttes, aga seal oli õhk vabam. Ja näiteks mind rabas see, et ajalehe putkas oli saada Der Spiegel, Timesi, jube kallid olid, aga nad olid olemas seal. See oli kuulda, kuidas ikkagi inimesed käisid natuke Austria vahel. Ja siis üks üliõpilane, kes õppis arsti Budapestis, tal õnnestus ka rahulikult läbi Austria ära minna, ära põgeneda, nii et oli selline teistmoodi õhkkond. Ja väikeettevõtlus oli lubatud, väiksed töökojad, teenindus, restoranid, mis olid erakätes. See oli ikka väga, jah, see õhk oli teistsugune. Kuigi Budapest on väga saastunud õhuga muidugi. Ja siis triibuli spordisärk ja meeldis saada siis nõukaajal ja nüüd meil saada. Ja, kui see kirjutan nendest ka oma raamatus. Ja, see jäi mul ka silma. Aga siis, nüüd oleks õige aeg pöörduda ikkagi kulinaaria poole. Et see on ikka täiesti omaette nähtus ja mis ja kuidas, seal on, eks ju, väga, ütleme see kõrgklassi sellist eliit ja väga head gurmaanset
nagu kulinaariat, aga on ka lihtsalt ja labast. Ja kui me ütleme, mida me seal kõik oleme söönud, siis igapäevaselt, siis võib-olla te ei usugi, et see on lihtsalt nii lihtne, aga nii maitsev. Et räägi sellest. Noh, ma ei tea, kulinaariast, ma seal oma raamatus ka pikalt kirjutan, et keegi ütleski, et seal on ebaproportsionaalselt palju juttu toidust, et kõht läheb tühjaks, kui lugeda. Et siis varuge endale, jah, kui te lugema hakkate, siis võtke head paremat kohe kõrvale, et siis kui kõht tühjaks läheb, siis saab krõbistada. Aga noh, kui ma tudengina sinna sattusin, siis loomulikult mingist kõrgkulinaariast minu jaoks juttu polnud, et tipp oli suht väike ja siis vahepeal ma suisa seal näidisin, et sellest võite ka raamatust lugeda pikemalt. Aga et ei olnud selline lust ja lillepidu, nagu võiks arvata. Aga hiljem küll jah, ja igasugustele vastuvõttudele sattudes siis ikka vaatad, mis uhked toidud seal olid ja toitude juurde käisid uhked veinid ja kõik oli ikkagi palju enam kui tollel ajal Eestis võib-olla jah. Ja muidugi Ungari toidukultuur ongi see, mis teda ka nagu eristab. Kuigi seal on mitme erineva maa ja mitme erineva ajastu mõjusid väga tugevalt, aga ikkagi lõpuks on kujunenud selline täiesti äratuntavalt Ungari toit, et seda siin tasub maitsta, kes sinna satub. Ja, seal on muidugi kõik, kes ei tea kuljaši, kõik loomulikult siin oli, et teavad, et see ei ole soust, vaid see on supp. Korralik veiselihasupp, aga neid muidugi kuljaši tüüpe on ju ka Ungaris 112 tükki. Isegi üks, mida ma ei ole küll veel maitsenud oma elus ja saanud, on köömnetega. Et ma ei kujuta ette, kuidas see võib välja näha ja maitseda, aga neid on tõesti meeletult palju. Ja see on üks, ikkagi üks asi, mis on väga ungaripärane ja siis on igasugused hautised muidugi ja kana ja veise aga kõik paprikaga ja kuidas sa kirjeldad raamatus, et paprikat pannakse igale poole, ime, et magustoitu ei panda veel. Aga et see paprika teinekord haub nii ära, et temast pole märkigi järel, aga maitse on. Ja, et need Ungari toidud on neid tuleb hästi kaua valmistada ja tasasel tulel moorida ja hautada ja minu kunagine Ungari õppejõud ütles selle peale, et eestlastel ei olevat kannatust selleks, et eestlane tahab ruttu, kõht on tühi, vaja süüa, eks ju, meie see luterlus lööb jälle välja, et see on selleks, et elada ja et meil ei ole kannatus selleks, et teha neid uhkeid Ungari toite, mis tõesti tunde ja tunde aega võtavad. Ja neil see toidukultuuri nagu järjepidevus oli olemas, on tõesti näha, et sa kirjutad ka, kui sa olid uhketel vastuvõttudel ja ilmselt tõlgina presidendid ja kõrged ametiisikud ei olnud. Tõlgina ei ole olnud ikka külalisena. Mina olin ükskord tõlgina, see oli 92. aasta, kui Mart Laar tegi esimese riigi visiidis, oli Joosef Antal oli peaminister ja muidugi see toitude osa, see on kirjeldamatu, et ma ei hakka seda kirjeldama. Võtab kaua aega ja teeb kõhutühjad, mis kõige rohkem rabab. 92. aasta lähen näiteks korteežiga parlamendi juurde, parlamendi väljakule ja seal on siis parlamendi hoone peal trikoloorid, Ungari, Eesti, aga mitte lipud, vaid niimoodi ülevalt alla, ma ei tea, 100-meetrised peaaegu. Mul ei hing selle peale kinni. Ja kuna see, et neil oli ikkagi oma, mingis mõttes ikkagi oma riiklus, kuigi see ikka väärastunud natuke, siis see, kuidas nende protokoll töötas, täiesti professionaalselt, meil polnud midagi. Et seda ma lihtsalt vaatsin ka su ammuli peast, kuidas turvamehed seal mikrofonidega jooksid edasi-tagasi ja vaatsin, et nii, see riik toimib, et seal pole suurt katkestust olnud, et ilus oli vaadata. No ja kõik need söögikorrad järjest, 5 korda järjest iga juurde eri vein ja lõppu siis tokajassu muidugi ja kõige 5-korvine. Sellest võite ka raamatust lugeda, me teeme siin kõvasti raamatule praegu reklaami, kõik on seal kirjas. Ja ma valisin ka need pildid, mis siin väga lubivad, mis eestikeelne sõna on, ringlevad ei, ma ei tea, ja et
siis ka need on kõik kuidagi raamatuga seotud, aga kuna see raamatu fotopoogen on nii väike, et siis sinna mahtus ainult väike murdosa nendest piltidest ja seal on siis, noh, Budapesti on päris palju, aga on ka teisi Ungari kohti, et siis jällegi pärast raamatut hakkate lugema, siis mõtelge nende piltide peale. Ja sa kirjutad ise ka, vaadake seda, need on need tüüpilised sisehoovid. See on meie kodu kunagine, mis just eelmine pilt oli, me elasime selles majas, siis Marju ja kes mäletavad, kes on külas. Et see on ka omaette kindlasti reisisiht või ütleme üks plaan, mis tuleb ette võtta, kui Budapesti minna või teisesse linnadesse ka, et kindlasti minna kõrvaltänavatesse ja vaadata neid nagu eelmise sajandi alguse maju. Ja seal on neid sisehoove nii palju, kõik on nii ilusad. Enamasti on nad korda tehtud, aga on ka neid, mis ei ole korda tehtud. Et tuleb sinna minna, mis on korda tehtud. Siis need on ilusad punaste lillede ja siis seal rõdu pealt hüütakse teineteisele uudiseid ja tervitatakse. Naabrinaised räägivad seal üle hoovi niimoodi omavahel juttu, et kõik on kosta igale poole. Igale poole, magamistuppa ka, aga see on nii armas teisest kindlasti. Siin on ka väga ilus pilt Donaust ja siin on siis ketid, aga enne oli näha ka vaade Kuningalossile, mis nüüd on siis mis on kunstimuuseum. Ja sa kirjutad seal, et sa alati peatud ühes hotellis, kus on ilus vaade Donaule. Ma ei tea, võib-olla peatud kuskil, võib-olla see olnudki hotell. Käime tavaliselt siis, ja kui ma ise olen ka seal oma sõpradega isegi üksi käinud vahel Källertimäel, Källertimägi siis Buda poole peal kohe kesklinna piirkonnas ja sealt on imekaunis vaade, siis see üks pilt oligi seal siis tehtud Källertimäel, näed need sillad ja siis Pesti poole kesklinna ja parlamendi ja kõik tõstab seal ära, väga kena vaade. Kunagi on reisiraamat, siis tuleb teha reklaami ka majutusasutustele. Et Donau ääres on muidugi hotellid suhteliselt kallid, kus sa näed kõike seda ilu. Aga on paar kohta ja üks on City Madjas hotell, kus on öö 40 eurot ja kus sa näed täpselt Donau peale. Väga ilus puhas, selline korralik, lihtne ja täiesti linna südames, et kes soovib teada aadressi või anda pärast. Sa oled selle hotelli agent, ma saan aru. Ei ole, ma lihtsalt, kui ma käin seal, siis püüan sinna saada alati. No hind on ka tore. Aga kui me rääkisime söökidest ja muust taolisest, siis me ei saa mitte rääkida veinidest ja veinikultuurist. Mis on sinu kogemus, me teame, et on veinimaa, me ei hakka seda rääkima, te teate ju seda kõik, aga millised veinid seal on ja millised sulle meeldivad ja millised ei meeldi ja millised meeldivad eestlastele, kes seal teevad? No jah, et veine on seal erinevaid ja kui ma kunagi Ungarisse sattusin, no siis tudengina mulle põhiliselt meeldisid odavad veinid, aga Ungaris ongi veinid hästi odavad ja ma mäletan, kui suure šoki me läksime kunagi Fusco konverentsile ja minu kaastudengid, kes veel ei olnud Ungaris käinud, said kohutava šoki, kui nad avastasid restoranis, et Coca-Cola maksab rohkem kui vein. Ja see oli täielik õudukas, kuidas see on võimalik. Ja kui ma alustasin oma veinijoomja karjääri, siis ma alustasin mahusatest valgetest veinidest. Nagu ikka noored tavaliselt, ma ei tea, kas alustavad, aga mina alustasin ja siis ma läksin üha kuivemaks ja üha punasemaks. Ja praegu ma siis armastan kuive punaseid veine ja minu lemmikpiirkond on Szekszárdi veinipiirkond. Aga Villani on võib-olla kõige kuulsam nendest Lõuna-Ungari punaveini piirkondadest ja nad on hästi rasked ja tummised veinid ja hästi sellised rasked veinid, jah, et mulle Szekszárdi veinid isegi meeldivad võib-olla rohkem natukene, aga üldiselt seal on jah, erinevate allikate järgi siis üle mitme teistkümne erineva veinipiirkonna ja no mis on veel kuulsad, muidugi on Egeri veinid, Egeri tähed ja Egeri veinid, et siis Egeri pikaveer ehk Egeri härjaveri on üks kuulus vein ja see on küveel, ehk siis see on siis mitmest punasest veinist kokku segatud selline seguvein ja see on kõige kuulsam ja selle juurde käib igast legende ka.
aga noh, seal on veel head need dessertveinid ja Tokai veinidest oli meil juba juttu, sellest saab ka raamatus pikemalt lugeda, kuidas neid tehakse ja ma arvan, et ma veinidest ei ole liiga palju vist rääkinud oma raamatus, aga ma loodan, et piisavalt palju, et kui inimesed lähevad sinna Ungarisse, siis ehk seegi on abiks, et vaadata siis, kust mida osta või kus mida juua. Sina olid seal tööl, eks ju? Sa ei olnud nagu tudeng 5 aastat? Ei, ma olin jah, alguses ma olin pool aastat tudengina ja siis läksin tööle, oli 5 aastat õppejõud seal ülikoolis. Tudengitel oli selles mõttes hea elu, et kui meil viidi omal ajal tudengeid sügiseti kartuleid korjama, oli selline komme, siis seal viidi viinamarju korjama, mis on natuke toredam. Ja see oli see sööles-süret, eks ju. See oli hästi tore asi sügiseti, sinna tahtsid kõik minna. Sest seal siis tuli viinamarju korjata, aga seal nagu muud rohkem kui see viinamarja korjamist, et siis kohalikud, noh, kuhu sind siis viidi, pakkusid erinevaid maitsvaid jooke ja siis näitasid seal kohalikku elu ja mida kindlasti tuli juua, oli paalinka, mida sellest tead? Nojah, paalinkast võib ka sealt raamatust pikalt laialt lugeda, kuidas seda tehakse, aga põhimõte on siis selles, et see on selline poolametlik kodupuskar või puuviljapuskar, mida siis külades on need paalinka töökojad, kus siis, kui talumehel on seal viljapuud, et siis ta riibub seal need sellised natuke juba mädanema hakkavad puuviljad kokku puu alt ja paneb suurde tünni ja viib siis sinna paalinka keetmistöökotta. Või nüüd on lubatud ka juba tegelikult viimased paar aastat teha kodus seda paalinkat, aga seal on omad kindlad reeglid ja tuleb siis maksta riigile mingit lõivu või maksu ka midagi selle pealt, aga 50 liitrit inimese kohta on siis maksuvaba. Ja siis oma viljapuudest siis teed seda paalinkat ja see kodupaalink on hästi kange ja see ka võib siis olla üle 60 kraadi isegi seal ja kõik need paalinka tegijad on siis hästi uhkeid selle oma paalinka üle ja kui tavaliselt kuskil kokku saadakse, siis võetakse paalinkapudelid välja, siis hakatakse seal muigutama ja mekutama ja vaidlema siis, kelle paalinka kõige parem on. Ja mitut liiki paalinkat on siis ka vastavalt sellele, mis viljas seda tehakse, et see viinamarja kestadest või kui veinid välja pressitakse, siis jäävad need kestad nagu järgi, et siis nendest tehakse siis seda nagu krapa moodi vägijooki, mis on siis tõrköipaalinka. Lisaks sellele on veel siis need pirni ja abrikoosi ja ploomi ja kõigi teiste puuviljade need paalinkad siis võimalik seal osta ja maitsta ja need kodupaalinkad on jah sellised hästi kanged ja siis see puuvilja lõhn seal üle käib niimoodi, et siis pannakse klaas sügavkülma ja kallatakse paalinkat sisse ja siis lähebki lahti. Aga paalinkat pakutakse ka alati erinevate ürituste alguses. Kui näiteks hotelli tulevad külalised, siis väga tihti kostitatakse neid kohe paalinkaga ja see on selline nagu tere tulemast naps või tervitusnaps, jah. Mis mälestused sul selle paalinkaga on siis? No samad, aga üks selline huvitav asi tuli meelde, et Ungari mehed tihtipeale hommikut alustavad paalinkaga ja mitte lihtsalt, et üks sütsakas võtavad õlut peale. See on minu meelest nii kohutav, aga see on tõesti nagu tere hommik, tere päev, et alustan ilusat päeva. Sellel on ka oma põhjus, et ungarlastel on selline geneetiline soodumus kõrgvererõhu tõveks ja hommikune väike klaas paalinkat, väike klõmakas seda kanget jooki, see laiendab veresooni. Loomulikult tal on ka hiljem nagu selline vastupidine efekt, et sellega ei tasu liialdada, aga kõrgvererõhu tõve selline kodune või rahvameditsiini ravi on siis klaas paalinkat hommiku vara enne sööki. Mul tuleb meelde üks juhtum. Meil, eks ju, kunagi oli siis niimoodi, et Tallinna sõpruslinnu oli väike Solnok, väga väike linnake. Ja siis käisid Solnoki seltsimehed külas siin ja mina olin siis tõlk. Ja siis oli nad ööbimiskohas Nõmmel, siis on hommikusöök, meie seltsimehed kohal, Solnoki seltsimehed ka ja nad pakuvad meie seltsimeestele hommikul kell 8 paalinkat. Me tervitame teid muidugi
meie seltsimeestel läksid silmad suureks ja ma ei tea, kas nad võtsid või ma seda ei mäleta, aga see oli ka šokeeriv muidugi. aga see paalinka on tõesti, nagu sa ütled, et see ei ole mingisugune purjuks joomise jook, see on nagu tervitus, mekutamine, maitsmine, kas see on õige, kas see on hea, kõige parem muidugi aprikoosi oma, aga teised on ka head. aga mis muljed sul on uunikumist? Mulle meeldib uunikum. Ma esimest korda elus sain seda, mu kunagine ungari keele lektor pakkus meile mingisugusel peol seda. Esimene kord ta mulle üldse ei maitsenud ja ma pidin teda 2 või 3 korda maitsema ja pärast 3. korda ta sai pikkadeks aastateks mu lemmikjoogiks. ja see on siis ravimtaimeliköör, retsept on siiamaani saladuses, sellest ma jälle ka raamatus kirjutan pikemalt ja kuidas see lugu oli täpselt ja vanaldane keiser Joosef, kes siis, kelle ihuarst oli Tsvaki perekonna esiisa, kes selle joogi kokku keetis ja siis see nimi on siis ka sellest tulnud, et vanaldane haiglane keiser oli siis seda mekutanud ja öelnud, das ist ein Unikum ja siis nii see siis jäi. Ja mis on veel väga huvitav, et pärast sõda siis, kui Ungaris sai idabloki riik, siis Unikumi perekond tõmbas läände, läks Itaaliasse, võttis selle salajase retsepti kaasa ja Itaalias hakati siis ka Unikumi tootma, nii et kuni taasiseseisvumiseni, kui siis perekond läks tagasi Ungarisse ja siis jätkas seal, kus siis kunagi teise maailmasõja lõpul oli pooleli jäänud see asi. Ja ungarlased usuvad täiesti siiralt, et Unikum aitab kõigi haiguste vastu ja seda siis ka juuakse siis tervitusapsina ja juuakse siis ka, kui haige olid ja mul jäi raamatust välja nüüd üks lugu ka sellest, kuidas ma oma väikest tütart sellega ravisin, kui lapsel tuli palavik ja apteegid olid kinni, oli laupäeva õhtu, me olime sõpradega sõitnud kuhugi linnast välja pärapõrgusse ja toidupood oli veel lahti, näete, Unikum oligi seal ja siis ma rabasin sealt just kinni pandavast toidupoest veel pudeli Unikumi ja ütlesin lapsele, et võta nüüd üks kõva lonks. Ja ma ei ütle, kui vana see laps oli, aga midagi sa pidid tegema, laps oli haige, ravimeid ei olnud kuskilt saada, võttis selle lonksu Unikumi, ta magas mitu tundi pärast seda ja kui ta üles tõusis, tal oli palavik kadunud, kõik oli tore, laps oli täitsa terve. Ma hakkasingi uskuma sellesse, et Unikum tõesti ravib kõiki haigusi. Et seda ungarlased küll usuvad minu meelest täitsa südamest. Ja täitsa võimalik ja nüüd on Unikumi maitsete palett ka laienenud, see on nii tore, sellepärast, et see põhiunikum, mis on kaasused kange, siuke nagu mingitest ürtidest ja mõrk ja ei ole siuke hea jook. Nüüd on tekkinud siis kuivatatud ploomi Unikum, siis nägin just ka apelsini Unikumi ja üks on nüüd Reserva, mis on veel huvitavam. Ja siis on veel barista Unikum, mis on siis kohvimaitseline. Nii et need on sellised mahedamad variandid ja millel mingi maitse kõrval, veel üks maitse juures. Aga kui sa võtad nüüd seda kokku kõike, et mis on nagu sinu ütleme esimene toit ja jook, kui öeldakse Ungari, üks, mitte 3, 4, 5, vaid üks. Ja esimene jook on kindlasti, ma ei teagi, kas neil Unikum või siis punane vein, ma kohtan veel selles valikus ja esimene toit on ikka paprika, kuidas siis muidu. Ja see sinu raamatu pealkiri, et elu on paprika, on ka nii tore. Elu on lill, aga veel parem elu on paprika. Ma jätkan siin nagu selle veini poole pealt, et tõesti see veinide valik on üüratu ja nüüd püütakse kogu seda veinimajandust rohkem suunata, ütleme ka Lääne-Euroopa poole ja isegi neid veinisorte, mida me kunagi teadsime või neid veinide sorte, mis olid minu meelest hirmus head, üks oli Badacsony sürkeparat ja teine oli Läbröi haršlävelü, neid polegi enam, nad on ilmselt saanud mingid teised nimed endale. Badacsony sürkeparat on täitsa olemas. No see on see Pinot Gris, jah. Tüüpi, aga selle, võib-olla ma ei ole ka kõiki poode läbi kamminud. Ja need on sellised just nagu tasakaalustatud, toredad, valged vein, sina oled punase veini sõber, mina olen valge veini sõber. Ja nüüd on ka sinul üks koht sellest, kuidas
kus eestlased kokku said ja kus sai toredat Ungari veini juua ja selliseid häid Ungari snäkke, aga selliseid lihtsaid koduseid saada. Ja selle koha nimi on Grinsingi. Mis koht see on selline? Grinsingi on üks väheseid kohti. Ma ikka loodan, kui ma nüüd Ungarisse lähen mai lõpus, et ma siis loodan ikka, et see Grinsingi veel alles on, sest see on jäänud täiesti nagu ajahambast puremata nagu mingi 70ndate stiilis. Et mööbel on seal selline, noh, ma ei tea, need pildid olid siin ka vahepeal Grinsingist, aga selline väike veinikelder, kus saab lahtist veini osta, kus saab siis ühte teist ka sinna veini kõrvale hammustada ja kus, kui mina seal olin nii üliõpilasena kui hiljem siis lektorina töötades, siis kõik eestlased kogunesid seal ja see oli kuidagi selline eestlaste koht, ilmselt sellepärast, et ta oli odav, ma kujutan ette. Ta oli kesklinnas ja kohe seal ülikooli lähedal ja sinna oli mõnus minna kohe pärast ülikooli või siis vahel võisid seal õhtud pikaks venida ja me harjusime seal käima. Kas sinu ajal ka käidi seal juba? Kas sa mäletad? Kõvasti. Ja sinna mind viis esimest korda Mai Päretski, kes oli siis majandusülikooli õppejõud. Aga ta õpetas ka soome-ugri õppetoolis eesti keelt välismaalastele. Ja ma ütlen, tema oli minu Ungari ema nagu. Ja siis ta viis ja näitas kõike, viis igale poole. Ja siis seal me käisime külalistega, kes tulid Eestist ja kõikidega. Et see oli üks väga tore koht. Ja kui ma hiljem olen käinud, juhuslikult, siis imede ime, seal on alati keegi eestlane. Mitte ainult tudengi, mingid täiesti suvalised, kes on kuulnud sellest. Nüüd eelmine kord, kui ma käisin, millal ma käisin veebruari lõpus, siis ei olnud ühtegi. Aga üks ettekandja mäletas mind, üks noormees. Ja seal on niimoodi, et nad võtavad veini kulbiga tündri sees. Neil on nagu mitu sellist anumat ja võtavad veini ja valavad sulle kulbi klaasi. Nii ilus ja tore. Ja seal on hästi maitsvad võileivad. Üüratult pikad, soojad, maksajuustu, soojad võileivad. Ja sendega ka, sulle meelsid sendega. Et see on vahva koht ja nii linna südames see on nagu tükk aega nagu vallibaar või, aga toredam tunduvalt. Ja seal saab nüüd päevalt korraliku sooja toitu ka, et mitte ainult võileiba. Seal on jah, aga Mai Päretskis veel nii palju, et tema hoidis kõiki neid eestlasi koos seal, kes õppisid, kes tulid sinna tehnikaülikooli, aspirantuuri või praktikale ja neil tuhandeid variante. Siis üks teine koht oli Astoria kohvik, mis on natuke edasi ka kesklinnad, mis oli küll kallis koht, aga Mai tegi alati meile kohvi välja. Nii et me läksime sinna hea meelega. Ja sinna ta ka väliseestlasi, kes sattusid mujalt maailmast Budapesti. Nii et see oli ka üks pesakene, Eesti pesakene. Et siis Grinsingi ja kohvik Astoria. Nüüd liiguks edasi rohkem kaardi peale. Et väga huvitav nagu kõnepruuk on ungarlastel siis, kui nad räägivad Budapestist ja muust. Nagu Budapestis sa oled üleval, lähme ülesse Budapesti, aga kui sa oled mujal, siis et lähme alla, läheb. See on nagu maa, videg, nagu maapiirkond nende jaoks, et kõik, mis ei ole Budapest, on kuskil maal. See on maal ja lähed siis sinna alla igale poole. Kas sul nagu Palatoni suhtes ka mingeid mälestusi või emotsioone või mälestusi selliseid on, mida tahaksid rääkida? Jaa, Palaton on ka hästi tore koht muidu, et meie eestlastena vahel ei saa nagu selle koha võlust kohe aru. Me oleme harjunud oma selliste inimtühjade ja puhtaveeliste randadega ja eestlane ei lähegi võib-olla randa, kui ta peab kuskil seal kahe inimese vahele mingile 30 ruutsentimeetrile ennast pikali viskama, et siis ta läheb pigem koju ja on passiiv-agressiivne natuke aega ja siis läheb öösel tagasi sinna, kui kedagi enam ei ole. Et meil on see nagu harjumatu, aga see on olnud ka juba pikka aega niimoodi ja Palatoni ääresed vanad keisririigi aegsed kuuraklinnad näiteks, kus on seda kuuraklinna võlu, et meil siin lubib ka taga, et kus need uhked daamid oma nende uhkete kostüümidega ringi käivad
ja ilusad rannaallee, Platoni allee vaated ja kõik see. Et Palaton on madal, vesi läheb ruttu soojaks, iga nurga peal on väike veinibaar ja rand ja hotelli on ka seal hästi palju ja igasuguseid muid majutuskohti. Et ta võib-olla ei ole kõigi eestlaste maitse järgi. Meie ikka eelistame minna randa, kus on vähe inimesi ja et mitte trügida seal kuskil inimhulgas. Ja minule oli ka väike pettumus, kui ma nägin teda oma silmaga esimest korda. Aga siis saad aru, et see on Ungari meri ja neil on see ja seda tuleb nii võtta. Ja seal ma sain elus vist esimest korda langossi. Seleta ära, mis imeasi see on? Jah, jällegi raamatust tuleb ka sellest pikemalt juttu ja see on selline rasvas küpsetatud taina latakas, millele pannakse peale, siis piserdatakse küüslaugu mahla ja siis kes tahab siis hapukoort või juustu või mida iganes. Muud lisandid on ka võimalikud ja seda süüakse siis kuumalt ja see ongi selline nagu puhkekohtade ja suve kiirtoit, mida siis ruttu saab kätte ja ka muidugi hästi ebatervislik nagu enamik Ungari köögist tegelikult, et kes tahab nagu kaalu jälgida või kuidagi ennast niimoodi vormis hoida, et siis ei tasuks Ungarisse sõita või ma ei tea, mis sa arvad sellest maalt? Ära proovida võib ikka. Tartus oli üks Ungari inimene, kes pidas langossi putkat, aga kahjuks kaua ei pidanud, sest oli ilmselt liiga raske ikka, aga ta on nii maitsev ja selle langossi peale pannakse nii erinevaid täidiseid ja katteid, hapukoor, küüslauk ja nii edasi. Ja ta on tõesti hea, aga tõesti tilgub rasvast, ühesõnaga. Aga räägime ka sellest, mille pärast paljud võiksid sinna lausa esimest korda Ungarisse minna. Fürdööd. Kuulsad termaalallikad jällegi, et Ungaris siis igas endast lugupidavas asulas on selline termaalsuppelasutus, Fürdöö. Maa alt tulevad välja siis erineva kuumusega ja erinevate igasuguste mineraalisisaldustega termaalveed ja kunagi vanasti siis Türgi aeg, kui rääkida siis 16. sajandi keskelt kuni 17. sajandi lõpuni, siis türklased olid need, kes hakkasid seda siis mõnulemiseks kasutama, et tegid need Türgi moodi saunad või supelasutused, kus siis soojaveebasseinis sai lebotada ja nii edasi. Enne seda siis kohalik rahvas kasutas seda nagu, ma ei tea, pidalitõve raviks ja naha parkimiseks ja niisugustel praktilisematel eesmärkidel. Aga pärast türklaste aega, kuigi türklased löödi välja, siis need supelasutused jäid ju alles ja sai hästi popiks ja tänapäeval siis tõesti, kui te satute, ma ei tea kedagi, kes läheks Ungarisse ja ei läheks vähemalt korra siis nendesse termaalbasseinidesse, need on ka erineva kujuga, erinevast ajastust pärit. Ja võib-olla veel üks huvitav koht, kuhu kindlasti tasuks minna, on siis see Heevisi termaaljärv. See ei ole see, mis rääkida luudeks seal, aga see oli ka vahepeal nende roosade vesiroosidega. See on siis maailma suurim aktiivne termaaljärv. Ja ta ei ole maailma suurim, sest üks on veel, aga see on niisugune passiivne, see sinna enam vett juurde ei tule või ma ei tea, või kuidagi need allikad kuivavad kokku, aga Heevisi järv siiski töötab edasi väga hästi ja see vesi on siis ravitoimega ja isegi kui ennast ravida pole vaja, ikkagi on tore seal sees korra ära käia. Seal saab ka talvel ujuda, siis lumi sajab ja sina ujud seal nende roosade vesirooside vahel. Sa märgid väga õigesti seal raamatus, et kõige kuulsam, Budapestis on palju selliseid nii-öelda termaalspaasid või supeluse kohti. Aga kõige nagu kuulsam, mis on väljaspool Budapesti, on Heevis. Ja see ongi nagu, kus kõik välismaalased, kuhu kogunevad hea meelega. Aga neid allikaid on ju tegelikult kümneid, kui mitte sadu. Miks need nii kuulsad ei ole, miks neid pole välja ehitatud? Mis sa arvad? Eks nad vaikselt ehitavad, et näiteks nüüd selline koht nagu Ägersalu, mis on niisugune väike külakene ja kui mina esimest korda sinna omal ajal sattusin, siis kohalikud olid klopsinud seal mingitest nendest puujuppidest kokku mingi putka, kus sai siis riideid vahetada.
siis vahetasid seal riided ära, hüppasid sinna sellesse kuumavee tiikesse ja seal oli ka tekkinud nagu selline soola, mingisugune soolamägi, kus see kuum vesi siis välja ajas, et siis et mineraalid moodustasid sellise suure künka sinna. Ja seal juures oli siis, seal sai siis lebotada ja aeleda seal igatpidi ja see oli täiesti looduslik. Ja ei läinudki kaua mööda, kui tuli mingisugune ettevõte, kes siis selle koha ära kaaperdas ja ehitas sinna mingi uhke spa ja puhkekompleksi peale, nii et pärast seda ma pole seal enam käinud. Aga eks need võetakse ikka kasutusele ja ma arvan, et igas endast lugupidavas linnakeses on kindlasti vähemalt üks termaalsupelasutus olemas. Ja kui te Budapesti ei lähe, kui te kuskile väiksesse kohta lähete, siis seal on need hinnad ka palju odavamad, sest Budapesti omad on hästi kallid, kuna seal turistid käivad. No enne me rääkisime veel, kui toidu juurde korraks tagasi minna, langošist, mis on hirmus rasvane, aga jube hea. Ahaa, Soros on saatan. Soros on saatan. Mul on, et see, et mis just hiljuti oli see eelmisel nädalal, kui parlament võttis siis vastu otsuse, et inimene võib olla ainult kas mees või naissoost. Ja siis need gei-pride'id, mis on siis, me oleme harjunud, et seal on igasugused sulgede ja litritega ehitud sellised poolpaljaid inimesi tavaliselt, need on sellised lõbusad üritused, et see, mina käisin siis sellel, mis mul seal pildid on, ma paar aastat tagasi Ungaris sattusin sellele, see oli väga tõsiselt poliitiline. Et inimesed T-särkides, teksastes, heteroseksuaalid olid kõik välja tulnud kodudes selleks, et protesteerida Ungari poliitika vastu. Ja et näidata nagu seda õlatunnet, seal oli igasuguseid inimesi, igasuguses vanuses ja väga-väga poliitiliste loosungitega. Et mulle isegi kohati nagu meenutas seda laulvat revolutsiooni, et kus tõesti tekkis, et inimesed laulsid, tänavatel hoidsid kätest kinni ja siis valitsuse meedia siis lihtsalt mainis korra ära, vähendas tunduvalt siis osavõtjate arvu ka ja tegi selle asja nagu hästi pisikeseks. Tegelikult üldse ei rääkinud, mis tegelikult toimus, aga inimesed on mures Ungari poliitika pärast. Noored lähevad Ungarist ära, nad pigem lähevad välismaale, alustavad oma elu mujal. Nad ei taha sinna jääda ja see on hästi kurb tegelikult, mis seal praegu toimub. See on tõesti kurb, ma ei tea, kas ma ütlen nüüd õige statistika välja, aga viimaste aastatega on just noori Ungarist ära läinud ja ära kolinud teistesse Euroopa Liidu maadesse peamiselt üle 200 000. Et see liikumine on ikka meeletu ja rahulolematus ka tõuseb, et see ei ole nii, et kõik vaatavad nagu küürusselgadega edasi, et mida Orban sooritab. Sest praegu, nagu sa ise ka tead, on tekkinud üks uus jõud, kellesse nii mõnedki suhtuvad ettevaatlikult, aga kelle reitingud on kõrgemad isiklikult sellelt Peeter Madjaril kui Orbanil ja tema parteil, mille nimi on Tissa, on ka kõrgemad reitingud praegu kui Fidesil. Et see on väga-väga hea märk, mõeldes sellele, et parlamendi valimis on järgmise aasta märtsis. Ja see ongi nagu mõnes mõttes ka lõks võib-olla, mis siis eelmisel nädalal juhtus see, et kui nüüd Peeter Madjar läheb kaasa selle Fideszi poliitikaga, et jah, et mees ja naine ja rohkem võimalusi pole ja üldse, et võtame ära siis selle topeltkodakondsuse ja kõik need, siis ta ilmselt võidab endale poolehoidjad nooremate inimeste hulgas, aga ta võib kaotada siis need konservatiivsemad poolehoidjad ja ta võib väga kergelt libastuda, nii et tal on praegu väga raske aeg seal ja vaatame siis, kuidas ta sellest välja tuleb ja mis edasi hakkab juhtuma. Et Ungarit tundes ma ei ole üldse kindel, kuidas see asi lõppeb. Et kõik on veel ees ja see on väga huvitav, nii et elame väga huvitaval ajajärgul siis praegu Ungaril. Ja, aga mida ta teeb väga õigesti, muidugi ohte on väga palju, mida ta teeb väga õigesti ja see on kindlasti mõeldes just valimistele. Ta praegu käib mööda Ungarit, sõidab ringi oma meeskonnaga, uurib, kuidas on haiglate olukord, avalikustab kõik seal, ütleme, rikkis WC-d, koledad remontimata hooned, halvasti remonditud või üldse remontimata haiglad
siis ta käib mööda koole ja toob välja konkreetseid puudujääke ja mitte ühes-kahes kohas, vaid massiliselt ja püüab näidata, et noh, et Orbani valitsus pole mitte midagi teinud selleks, et kohalikku elu edendada ja sa kirjutad seal ka, et sa sõitsid mööda linnu ringi ja siis kohe oli näha, sinu sõbranna ütles, et nii, see linn on Orbani Fideszi kätes ja see linn ei ole. Seal, kus oli Fideszi inimene eesotsas, seal oli natukene midagi tehtud, sest anti raha. Aga kui sa olid mitte Fideszi inimene kohalikus omavalitsuses või selle juht, siis muidugi raha oli vähem ja olukord kehvem. Et seda oli ka näha. Ma proovin oma raamatus siis hästi kuidagi tasakaalukalt seda poliitikat ka siis niimoodi kirjeldada ja otsida ka neid põhjusi, miks siis inimesed valivad Fideszit või miks nad ei vali Fideszit ja mis seal siis nagu poliitilisel skeenel juhtub, aga siit tuleb jälle minu meelest, noh, võib-olla ongi järgmine teema, millest me peaks ka rääkima, on see Ungari, ma ei tea, mis selle slaidisjõuga juhtus, et juhtus midagi, aga kus on neiukene raamatupoest kadunud. Aga et ungarlase olemus, miks seal sellised asjad on võimalikud ja miks see kõik on nii ettearvamatu, et selles on minu meelest mingi roll ka ungarlase nagu põhiolemusest ja tema hingest. Ma ei tea, mis sa sellest arvad. Aga mis see olemus on siis? No see nagu, nad on nagu kahe sellise suure kultuuri vahel, et ühelt poolt on siis ütleme ida ja teiselt poolt lääs, et Euroopa ja siis idamaad. Ja nad on kogu aeg tunnetanud seda juba sajandeid, et nad on seal nagu seal piiri peal ja neil hing on ka võib-olla natuke lõhestunud isegi või ma ei tea. Mis sa arvad sellest? Räägitakse, et neil on niisugune dualistlik kultuur, et igal pool on see mingisugune linn ja maa, Budapest ja muu. Kirjandus on elitaarne Budapest ja siis see neebi rahvalik. Et see on nagu neil tõesti võib-olla juba sisse juhtunud. Ja see, et nad, võib-olla väike probleem on ka see, et nad pole oma ajaloo jooksul, ütleme kaasaegse ajaloo jooksul näinud toimivat demokraatiat omavahel. Meie nägime selle Eesti ajal ära, tundsime, see meil jäi meie mällu, aga ja me nägime, kuidas see töötab, aga neil pole seda olnud. Mina arvan, see võib üks põhjus olla. Nad ei ole seda läbi elanud, kuidas parlamentaarne demokraatia tegelikult töötab. Pole kogemust, pole mälestust ja see on üks asi. Ja siis on neil kogu aeg, kui nad oma keelest räägivad, et me oleme nii õnnetud väiksed siin saareti, keegi meist aru ei saa, ümberringi slaavlased ja siis kõik on nii kurb ja nukker ja nagu ka nende rahvalaulud on sellised, et naer läbi pisarate ja kogu aeg on sellise väike enesehaletsus ka. Ja seda on tunda täiesti ja ka näiteks kui Ungari kirjandust vaadata, siis see möödaniku ihalus ja see, kuidas kõik on halb ja kunagi me olime võimsad ja uhked ja nüüd meist on ainult mingid riismed järele jäänud. Selline jah, see enesehaletsus võib-olla. Ja teine asi, et ise nad enda kohta ütlevad väga sageli, et see on see Vest-Balkan, et nagu Lääne-Balkan ja teevad mingeid nalju. Aga kui näiteks välismaalane, mina välismaalasena, kuigi ma elasin seal ju, rääkisin ungari keelt ja nad ütlesid, sa oled nagu ungarlane ja kõik. Aga kui ma mingi sellise Vest-Balkani nalja tegin, või nad solvusid. Südames solvusid, see uhkus, selline solvumine ja see uhkus ja kõik see. Eestlasel ei ole sellist, Eesti on talupoeg, tõmbab seljakeelu, muigab nii edasi ja naerab ise enda üle. Et meil on minu meelest rohkem seda elutervet huumorit või kuidagi enese huumorit, kui on ungarlastel. Ja kui vaadata, millel on üles ehitatud Orbani kogu maailm ja tema ideoloogia ja tema strateegia, see on ju kõik minevikuline. See kõik räägib kunagistest suurtest kuningatest, come on, täna, eks ju. Et see peab siis andma nagu rahvale jõudu täna. Et see on nii eilne päev. Aga noh, ütleme nii, kui inimene tahab kindlust, selgust, vastuseid, siis ta annab neid.
et jah, see ongi, vot see on meie elu, me saame oma endise suuruse tagasi ja see on meie tee. Ja nüüd, kui Euroopa Liidust rääkida, siis võiks arvata, et kui ta on nii selle vastu kogu aeg ja nii blokeerib kõiki otsuseid, et miks ta ära ei lähe seal, miks ta välja jätta? No muidugi me teame väga hästi, et see on raha. Sealt tulevad üüratud summad temale ja tema võimkonnale, tema väimehele kõige rohkem ja ka isale. Ja see on teada asi, aga väljaspool. Ja teisest küljest ta arvab, võib-olla see on ka retoorika, et tema koos oma Itaalia sõpradega, Salvini, Prantsusmaalt Le Pen, et me loome koos uue Euroopa. Et see on ka selline asi, mis võib nagu mõjuda inimestele. Ja see, et ta väga palju räägib just maarahvaga, maainimestega, käib seal Anikoliinil külas, ütleb, et nii järgmisest aastast pension tõuseb seal nii ja nii palju. Ma ei julge öelda neid 100 forindit, sihukest raha ei olegi enam, see on nii väike. 100 000 vist tuleb öelda, sest see kurss on nii kohutavalt muutunud, et ja hinnad on väga imelikud. Et see on selline oma maailm ja mis ei ole väga ütleme, see on nagu kopeeritakse mingit mudelit. Ja sama käib ka Slovakkias ja kogu see Vene armastus, see on ka selle üks osa. Ta küll ütleb, et see on selleks, et saada odavat elektrit ja energiat, aga tuleb välja viimastest uudistest, et nad ei saa üldse odavamat teistest energiat Venemaalt. Aga küsimus on ka selles, et see maainimese Anikolin ja Imre Paci, nemad ei kuule, mis tegelikult toimub. Nii imelik, kui see ei ole kaasaegses maailmas, internet ja kõik. Internetiga on seal halvasti, niikuinii väikestes kohtades, aga kogu meedia, ütleme, Aktuaalne Kaamera, see on ju algusest lõpuni propagandat täis. Ma pidin pikali kukkuma ausalt öeldes, see oli vist 6 aastat tagasi, 7 aastat tagasi. Panen sisse siis, kuidas oli Juncker oli seal, siis eks ju see Euroopa Komisjoni esimees, president ja teised, kui halvad inimesed need on, 2 teadet sellest, 3. teade, kui kohutav inimene on Soros ja siis tuli jälle 2 uudist, nii-öelda uudist, mis nagu tõrvasid Euroopa Liitu ja muid tegelasi seal, et see on, ja nii see ongi, et see kõlab uskumatult, et Euroopa südames tänapäeval on sellised uudised, mida inimesed vaatavad rahulikult igal õhtul ja usuvad kindlasti palju. Aga ma kardan, et meil on nüüd see aeg vist hakanud läbi saama ja peab siis jätma ka natuke aega siis küsimuste jaoks ja Mallega võtsime siin tundide kaupa Ungarist rääkida ja nii edasi, aga võib-olla te tahate ka midagi küsida vahepeal. Palun, seal on küsimus, siin on see, nad on nuppu vald. Minu küsimus oli, et ma käisin ekskursioonil Budapestis kohaliku tüdrukuga, võtsime emaga siis kohe spetsiaalselt, et oleks kohalikes näiteks. Ja meil tuli juttu selleks, et lihtsalt kele, et ungari keel ja eesti keel ja soome-ugri keeled kõik. Ja siis tüdruk ütles niimoodi, et palun ära sellest räägi, sest see on ungarlastele suke piinlik asi, see on neile häbiasi, nad ei taha olla soome-ugri keel, et neil on nagu pigem probleemiks, et nad ei ole see Indo-Euroopa nende keelte hulgas. Ja siis mul tekkiski küsimus, et kuidas nad üldse suhtuvad näiteks eestlastesse, Eesti inimestesse, või oma nii-öelda keelehõimurahvastesse, et kas see on tõesti häbiasi? See on nagu selline hästi komplitseeritud jälle ja võib hästi pikalt sellel teemal rääkida ja siin on peale meie nüüd veel ka teisi keeleinimesi siin kuulajate hulgas, kes võiks ka sellel teemal seletada, sest ma raamatust kirjutan ka pikemalt. Aga jah, et see, et me oleme väike rahvas Euroopa keskel, kellest mitte keegi aru ei saa, mitte keegi ei räägi meie keelt, oi kui hale ja kui kurb lugu ja muidugi see mingisugused kalaõgijatest soome-ugrilased ei ole neil üldse mingid niisugused seksikad sugulased, kui ausalt öelda. Et ungarlaste hulgas ka väga paljud siiamaani usuvad müüte siis sellest, kuidas nad pärinevad sküütidest ja vanadest egiptlastest ja ma ei tea, sumeritest ja veel kellest. Et sellised võlts pseudo igasuguseid teooriaid levib siiamaani.
ja noh, neil ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust, muidugi keeleliselt me oleme sugulased, aga geneetiliselt me ei ole, et geneetikud on ka uurinud seda pikalt-laialt, aga keeled on meil jah sugulased ja seda saab iga lapski aru, kui ta vaatab peale siis sellele nii-öelda sellele genuiinsele sõnavarale, ehk siis need vanad, väga vanad soome-ugri sõnad, mis siis noh, kehaosad, igasugused sellised inimese igapäevaeluga seotud nähtused, mis moodustavad siis on üle 100 sõna on natuke selles genuiinses sõnavaras ja noh, käsi on kees ungari keeles, kala on hall, vesi on viis. Et noh, kui sa niimoodi neid sõnu vaatad, siis saad aru, et need on ikkagi sugulaskeeled. Aga jah, kahjuks inimestele meeldib ikkagi otsida sugulasi nagu selliste uhkemate rahvaste hulgast, kui siis need soome-ugri rahvad on. Kahjuks jah, see on. Oot, aga ma vastan ka siia, et aga ära räägi midagi. Soomlasi austatakse väga. Tegelikult eestlasi ka, sest see asi hakkas muutuma. Mina elasin just selle ajal seal, kui alguses tulid nagu kõik need Eesti uudised tulid nagu läbi Itartassi ja kuna siis noh, nõuka ajal siis ka Ungari ajakirjanikud õppisid väga paljud siis Moskvas. Ja siis nad oskasid vene keelt ja siis nad tõlkisid vapralt neid igasuguseid Itartassi uudiseid. Ja ühel hetkel siis tuli suur muutus siis, kui Eesti oli selline tubli postsovetlik riik, kes hakkas siis neid Euroopa Liidu igasuguseid nõudmisi täitma ja arenes nii kiiresti ja tegi nii palju ägedaid asju ja siis nad hakkasid nagu niimoodi meie poole täiesti suure austusega vaatama ja nad väga peavad eestlastest lugu. Ma arvan, nad kadestavad meid ikka südamest. Nüüd küll jah, võib-olla, kuigi ütleme, see kooli ma täpselt ei tea, aga kui palju nüüd sel ajal koolis näiteks õpetatakse või räägitakse sellest, et soome-ugri keelesugulased ja kes sinna kõik kuuluvad. Aga see kalarasv, sellega oli nii, et see oli vist 19. sajandi lõpus, kui üks soome-ugri keeleteadlane või ungari keeleteadlane, mis ta nimi oligi, kas oli Vaamoši? Ei olnud Šainovič kindlasti. Igal juhul tema teatas, kirjutas terve hulga artikleid selle kohta, kuidas soome-ugri keelesugulus on selline, ütleme meelde, fake. Et see on kalarasva haisune, halžiirsagu, kui halvasti saab veel öelda, eks ju. Mitte lõhnaline, vaid haisune, kalarasva haisune. Ja siis nagu püüti siis tõesti hakata tõestama neid teisi suguluskeeli, mida nad siis proovivad teha siiamaani. Et Orban ju kutsus kõiki ka selle Turgi rahvaste ühenduse liikmeid ju aasta või maailmakonverentsile Budapesti paar aastat tagasi. Nii et need katsed ja need otsimised käivad neil siiamaani, jah. Aga vähemalt nüüd tõesti on Eesti nagu ülevalgu. Vanasti oli ju nii kunagi, et ütlesid, sa oled Eestist. Ahaa, nõudri, venelane. Selge. Ja siis hakkad kätte jalgadega seletama. Et kuidas see ei ole nii? Mul on küsimus, õigemini jah küsimus selle topeltkodakondsusest ilmajätmise kohta. Sest nagu teada, ajaloolis Ungari alal ehk siis praegus Ungari naaberriikides elab ju miljoneid ungarlasi oma sünnimaal. Ja üsna paljudel nendest on ju ka Ungari kodakondsus, nad saavad ju hääletada Ungari valimistel. Nende hulgas on inimesi, kes saavad oma ajaloolisel kodumaal elades saavad Ungari pensioni. Nii et mis saab nendega, kas siis, ja see on selle poolest huvitav, et nemad on ju suuresti Fideszi pooldajad. Fides on saanud sealt üsna suurt toetust. Siis tekib küsimus, et kas praegune Ungari valitsuserakond hakkas saagima seda oksa, mille peab ta ise istub, sest üks asi on, et Soros ei meeldi, aga ühe inimese pärast miljoneid valijaid nagu korstnasse kirjutades on kuidagi kummaline. Nii et mu küsimus sulle, Lea, on, et mis saab nendest ungarlastest, kes elavad Ungari naaberaladel ja kellel on Ungari kodakondsus? Topelt. Ma kahjuks ei oska sellele vastata, sest mina lugesin seda ka ainult uudistest, et selline asi juhtus eelmisel nädalal ja ma ei oska seda tõesti isegi, ma arvan, et sul on täiesti õigus. Ja ma ei oska seda kahjuks rohkem kommenteerida, et vaatame, mis see elu toob. Siis tuleb uurida. Ja, hoiame pöialt ikka Ungarile. Nagu Trump, kes teeb iga päev uusi seadusi läbi mõtlemata, mida see kaasa toob. Võib-olla nad, kuigi vaevalt nad ei ole seda läbi mõelnud, sest näiteks jah, tõesti teistel
naaberriikides elavad ungarlased on kõva, ütleme, Orbani toetussammas ja ta käib seal ka seda, noh, ütleme nendega kohtumas, vestlemas, rääkima, et kuidas nad sellest nüüd loobuvad, see on tõesti imelik. Võib-olla see veel muutub. Ootame ja vaatame, ega see võib veel palju muutuda. Kas on küsimusi veel kellelgi? Ei ole, kõik raputavad pead. Aga... Üks küsimus on, kui palju sul oli õpilasi ja kui edukad nad olid? Kui ma selle eesti keelt õpetasin ja mul oli erinevaid rühmi, et Budapesti teadusülikool on siis üks ülikoolidest, kus eesti keelt saab õppida oma eriharus, see tähendab, et sa võid ka eesti keele ja kultuuri või estoloogia diplomi saada, siis isegi magistratuuri astuda ja nii edasi, see on Soome-Ugri õppetoolis. Ja minul oli, kõige suurem rühm oli vist 9 õpilast ja kõige väiksem oli 2. Ja nad olid väga tublid ja ungari keel on ikka sugulaskeel ja meil on üksteise keeli palju kergem õppida kui siis mõne kuskilt teise keele rääkijaskonna hulgast tulnud inimene. Et jaa, väga tublid olid ja väga hästi õppisid keele ära. Need on rohkem 22 või? Nii, kas on veel küsimusi? Kas see on Sihka koori oli näha tänaval? Tänaval Sihka koori, ma ei ole ammu käinud, aga kui ma selle elasin, ma mäletan, et Budapesti tänavad olid küll suhteliselt räpased võrreldes Tallinna tänavaga. Ja seal on hästi palju erinevaid rahvusvähemusi Ungaris, aga Sihka koori ma otseselt nagu ei mäleta. Hastani koori oli ja koerakakat oli ka ja igast muid asju oli seal tänavatel. Mina panin tähele, et kõik nagu seal mingi 50% kõik sööb neid Sihkasid kogu aeg. No mina sellel ajal, kui mina käisin. Mis aeg see oli? Mis aeg see? Mingi 25 aastat. Mingi 2000 või? Siis või? Midagi taolist. See on küll huvitav uudis. Sest Eestis müüakse küll ju Ungari sihkasid, müüakse täitsa võib osta poest, aga ma neid sihka söömist ma ei mäleta. Ta on nagu käeline suuline tegevus, et siis ei pea rääkima. Ja nemad tahavad rääkida, Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole, siis suur tänu teile kõigile ja nii tore, et te tulite. Ja kui te soovite raamatusse ka minu pühendused, siis on nüüd siis aeg selleks, et saab hakata. Mul on väga hea pastakas siin ka juba valmis. Ja mina tänan ka sind väga. Aitäh Mallele. Ja ma mõtlen, see on tõesti nii mõnusalt loetav raamat, sul on nii armas stiil. Ta on kergesti loetav, aga ta ei ole lihtne. Ta viib sind ära kaugele, sa loed selle raamatu ühe hingetõmbega läbi ja see on nii tore, et sa ei räägi, ole ainult seal keskel Donau ääres ja ainult mitte seal Budapesti trammikolksud, mis on väga äärmused ja kõik muu taolina. Sa viid neid oma mälestuste ja tunnetega igale poole Ungaris ja peale seda ma olen veendunud, te lähete sinna reisile ja selleks head reisi kõigile ja aitäh sulle veel. Ja aitäh Mallele ja aitäh kõigile, kes siia tulnud on.